tahad, et treeningud kulgeksid sujuvamalt ja lastel oleks fookus algusest lõpuni. Rutiinide jälgimine, kuulamine ja harjumus pingutada ei ole lihtsalt andekuse küsimus, vaid väärtuslikud oskused, mis kujundavad lapse arengut. Olen kokku pannud noorte arengukava, kus igas kuus on uus teema ja igas nädalas oma väljakutse. Nii liiguvad lapsed samm-sammult nähtava arenguni. See annab neile enesekindlust ja hoiab huvi kõrgel. Selles videos tutvustan tunni struktuuri koos näidetega, mis aitavad sul kõike seda saavutada. Eesmärk on panna lapsed liikuma ja luua trenni alguses positiivne energia. Soojendusel õpime edasi-tagasi ja külgsuunalist liikumist. Harjutame koordinatsiooni ja tunnetust nii palli kui ka reketiga. Juba soojendusel saame teha esimese nädala väljakutse. Lase lahti ja püüa pall paremal ja vasakul poolel koos õlgade pööramisega. See loob esimese eduelamuse ja arendab tasakaalu ning löögide ettevalmistust. Enne igat harjutust kogume lapsed kuulamisjoonele. See toob fookuse tagasi ja annab igale tegevusele selge alguse. Juurde viivate harjutuste eesmärk on anda enesekindlust uute elementidega. Näiteks õlgade pööramine, liikumisel tasakaalu hoidmine ja keskele tagasi liikumine. Kui kordad need iga nädal, muutuvad need loomulikuks osaks mängus. Teise nädala väljakutse. Tõsta pall ja püüa tasakaalus eeskäe ja tagakäe poolel. Proovi, kas saad 10 korda 30 sekundi jooksul. See aitab kinnistada koordinatsiooni ja kontrolli mõlemal pool keha. Siin harjutavad lapsed lisaks koostööle ka otsuste vastuvõtmist ja suhtlemist. Fookus on endiselt tasakaalul ja palli kontrollil. Harjutusi teeme nii lühikesel kui ka pikal väljakul, viskega külgedelt ja üle pea. Iga harjutuse lõpetame high five'iga. See kinnistab koostööd ja loob positiivse rutiini. 3. nädala väljakutse. Jaga välja 3 erinevat värvitorbikuga 3 tsooniks. Nii tekib keskmine ja 2 äärmist ala. Peata palli jalaga ja veereta reketiga. Enne igat lööki ütle kõva häälega, millist värvi tsooni palli suunad. Proovi, kas suudad teha 10 korda 30 sekundi jooksul. See arendab otsuse tegemist ja koostööd. Lõpetuseks sobib hästi liigamäng. Kes saab rohkem punkte, liigub väljaku võrra edasi, kes saab vähem, liigub tagasi. Tee seda läbi elementide, mida eelnevalt trennis harjutasite. Näiteks ülevalt visketennis nii, et ühel on reket. Vahetame pärast igat 2 punkti. See harjutab lapsi võistlusteks juba esimestes trennides. Selle struktuuri järgi on igal trennil selge algus, keskpaik ja lõpp. See annab lastele rutiinid, nad õpivad samm-sammult ja nende areng on kuu lõikes selgelt nähtav. Treeneri meelespea on grupis olemas, tõmba see endale alla ja võta väljakule kaasa. Järgmistes videotes tutvustan uusi teemasid ja annan veelgi täpsema ülevaate igast tunni osast.